Nii, enne kui me selle videoga edasi läheme, siis teeme kiire loosi ära. Nagu lubatud sai, kõikide kommenteerite vahel läks välja siis Pusa plus Serk. Ja nagu ma lubasin, siis me teeme seda uues videos ja laivis. Nii et kõik osalejad on mul ilusti juba arvutisse lisatud. Kokku tuli teid 106 inimest, mis on mega palju. Nii et aitäh kõigile, kes kommenteerisid ja kommenteerisid natukene rohkem. Aga teeme selle ruttu ära ja te saate siis juba videoga edasi minna. Nii, Gert Koiv, palju õnne Gert Koiv. Nii et kirjuta mulle Instagrami ja lepime kokku, kuidas sa oma mürtsi kätte saad ja mida täpsemalt sa saad. Ja sellega see loos lõpeb. Nii et vaadake videot edasi. Tere hommikust! Meil on lõpuks kätte jõudnud top 32 päev. Kell on siin mingi 11. Sõime rahulikult, tõusime rahulikult, sest et me olime päris tandemis, siis sai natukene kauem magada. Ja nüüd lähmegi raja äärde, pakime auto uuesti lahti, valmistame auto uuesti ette ja hakkame kütma. Hommik algab meil trenniga, siis on meil briefing ja siis on, midagi briefingut oli. Ühesõnaga, täna on see põhipäev. Et, no nagu ikka, närv on sees, kõhus keerab ja mis on ikka, lähme teeme ära. Aga näeme juba teiega mõne aja pärast rajal. Aga siis meil ei olegi mingit pääsusütsiga. See on päris. Vaat meil on see lahti ka seal, vaata. Võt on lahti. Vastu maata ei kuku, aga drop-wheelid siis ta võib mitte seda. Sa oled sumpsiga mööda põhja ka käinud ju. Plaat läheb katki või hakkavad mutikad annavad alla. Midagi peab alla andma ju. Kuuled, kuidas mees karjub või? Ei, ma mõtlesin, sa ei kuule. Mees on lihtsalt hüsteerias juba. Täielik hüsteerik. Nii, oleme rajal. Boks on ilusti lahti pakitud, kõik on laialimat, meil asju on nii palju. Ja Andre siin vaikselt valmistab meil autot ette, paneb tifrid asjad, teeb laseb soojaks ära. Et kõik ilusti vastu peaks trennis ja meil hakkabki kusagil vist mingi poole tunni pärast hakkab trenn. Siis peab auto valmis olema juba ja line-upis ja siis läheme teeme 2 trenniringi ja siis juba tandem. Jah, selline päris okei päev. 30 kraadi, ma arvan, et selline viimane suveilm, mis meil see aasta tuleb, nii et naudime täiega ja kütame samad moodi. No nii, aeg on käes. Andre juba on auto, saeb auto line-upi, mina võtan oma vee ja liigun sinnapoole, et siin käivad asjad päris kiiret, autot on juba varakult valmis pandud ja samad moodi võib ka sõita varakult valmis olema. Närv on sees, nii et kui närv on sees, siis on õige tunne. Et lähme teeme oma endast parima ja proovime selle karika lõpuks ära tuua. Nüüd või mitte kunagi ja vaatame, mis saab.
meestrid ilus ja tugev päeva algus. Lähme nüüd sama vaibiga edasi. Okei, raisk! Varim on sees. Lähme surume kõik ära. Esimesed trenniringid on tehtud. Saime teha ainult ühe liidi, ühe chase'i. Päris tugev päeva algus sai tehtud. Täpselt nii, nagu Andre ütles, täpselt ühes kohas ei saanud teha nii päris, aga muidu oli päris hea. Ja Andre spottimine lihtsalt need 2 päeva on olnud mega. Kuradi nagu pro-klassi spotter mul. Ja nüüd on meil selline, ma arvan, 10 minutit pausi, siis hakkab juba esimesed tandemid. Tandemis ootab meid ees lätlane. Vaatasime, Andre filmis ta ilusti trennisõiduk üles juba. Üpriski stabiilne sõitja. Aga kuna me oleme Lätis, siin on hindamine üpriski range. Sõitjad on kõik on tegelikult väga head. Ehk siis, noh, kus mul see haamer on, et haamer tuleb valmis panna. Kui auto jääb sirgeks, siis me ei andnud endast kõik, kui me kaotame. Aga eesmärgid on meil täna suured. Ja võtan ennast kokku. Proovime suruda nii, nagu poleks kunagi surunud ja teeme ühe kõva tandemi päeva täna. Sest et meil on eelviimane etapp ja ma ütleks nüüd seda, et täna võib öelda, et autoga olen väga hästi sina peale saanud. Et see üks tandemi trenn, mis me siin vahepeal tegime kehales, et see andis päris palju enesekindlust autosse ja iseendasse, et kuidas ja mida. Ja kui ma teen täpselt nii, nagu Andre ütleb, siis siin ei ole küsimuski, et top 4 me kohtume loodetavasti Martin Lainiga, nii et anname endast parimat seda saavutada, et vaatame juba päeva lõpus, mis saab siis täna. Et jah, aga mina nüüd puhkan natukene ja siis juba näeme teiega tandemis. Teeme nüüd kaamerale mingi paar head. Ka tandemi võidu. Jälle. Nii, see on 3. paar. Top 8. Küll Street X, aga... Kuule, asi seegi. Jaa, täpselt. Käib ka. 2 tandemi võidu punktikest tuleb ikka. No nii noh või, ma vist pean ka enda autoki valmis panema.
oli ausalt öeldes hirm isegi vaadata. See oli kõik, mida me oleme praegu harjutanud siin 2 päeva. Ja niimoodi jätkame, siis ma ütlen nii, et täna läheb päev pikalt. Väga pikalt. Lõppu välja, baby. One is done. 4 to go. Nüüd läheb lõppu. Teeme refi vahetuse, sest mul oli lõpus juba libe. Aga ülikõva, ülikõva. Lõpuks. Ta ei ole chaser, seega kõik on hästi, ta ei ole chaser. Ta saab liida hästi, ta ei ole chaser veel hästi. Rahulikult oma treening.
ja see on olemas. Nii, meil on top 8. Käsi on selline, chase run'id, nagu Andre ütles, pane kuradi hullu, panin hullu, liid, võta rahulikult teema kvalli joond. Holy fuck, top 16, 2 OMT, top 32, puhas võit. Meil on top 8. Nüüd analüüsime. Andrel on siin telefon lahti, võtab vastase eelmise tandemi sõidu ette, vaatame kuidas, mismoodi ta teeb ja teeme enda kiired kohanemised, analüüsime, kus kohas võib-olla ta aeglustab, kus kohas on ta kiire ja me oleksime ka top 4. Ja ma olen juba top 4 peaga, nii et me oleme top 4. Lähme vaatame, mis saab, nii et näeme juba teiega kohe. Kõik hästi, teeme oma liidi jälle. Tegime nii, nagu pidime tegema sihta, aga noh, seekord oli natukene liiga tugev kõks. Vaatasin lihtsalt üks hetk, sa olid täiesti seal, kus ei peaks olema. Aga ei ole hullu. Ma sain talle siia, panin selle jooksul. Just ta viskas mul nina ära, jah. Aga vaata, nii tulebki sõita. Võistlus peabki nägema selline välja, et sa tuled maha, sul on jutid peal. See on hästi näinud. See on väga hästi näinud. Too hard! Lead!
Chase, liiga tugev kontakt ja mul viskas rooli käest. Aga ma arvan, et võib rahul ikka olla. Eesti poodium meil ikkagi sellegi poolest on. Punkte me saime väga hästi. Kasvatasime selle vahe, mis meil kulbilus tekkis, et tegime paremaks, et ei ole veel läinud see rong, et nüüd on meil natuke aega oodata. Saame oma karika. Tegelikult on ju hästi. Eesti karikas on ka Eesti karikas, aga tegelikult oleks ja poleks, ei oleks aleksit. Vahet ole. Kuradi kehalas on meil nüüd natukest aega puhata. Kehalas paneme selle poodiumi. Et mina olin valmis täna, auto oli ka valmis täna. Kurat, ise üks kontakt liiga palju ja ma mõtlesin veel, kas ma vajutan jalapidur või ma ei vajuta, aga ma tahtsin seda ikkagi siukest tandemit. Jah, aga ta oli ise ka selle koha peal suht kehvist. Sest et mul ei olnud hoogu, aga läks pihta. Aga seekord loeti minu jaoks midagi teha ei ole. Tissis Läti. Ei ole midagi teha. Nii et näeme teiega juba varsti. Lähme pakime, lähme poodiumile. Nüüd kõik on hästi, veel poodium läheb. Eesti karikas tuleb. Eesti karikas läheb. Nibin-nabin. Asi seegi ju. Praegu oli kuradi vanapalli ka. Vaata palju sa punne saad nüüd ju. Ma ei tea. Ma olin nii valmis täna kuradi finaaliks naist. Väga tublis siiski. Suurest finaalis. Läheme poodiumile. Läheme poodiumile. Siit oleks ma ei tea ja ma jäin lõpuks rahule. to the table. Stay strong, stay strong. To the table, to the table. Ain't easy, I can tell. Gotta stay strong, stay strong. To the table. Stay strong, stay strong. Ain't easy, I can tell. Gotta stay strong, stay strong. Kõik vastused toob. Ma pidin teha. Nii, ja me olemegi tagasi garaažis, ehk siis pikk tee on selja taga.
pikk nädalavahetus ja äärmiselt äge nädalavahetus. Andre ja Alex tegelikult juba mõlevalt auto lahtipakkimisega. Auto ajasime garaaži ja auto peal on ka siis meie kõige ilusam asi, mis me see aasta saanud olema. Me saavutasime siis Lätis esimese koha tandemsõitudest, parim eestlane. Me langisime küll top 8 välja, aga me olime ainus eestlane, kes sõitis top 8. Et oli äärmiselt pingeline ja ütleks nii, et mega suur enda enese ületus toimus seal Lätis. Ja ütleks nii, et ega siin ei saa kogu au endale võtta. Andre oli ka üks põhjus, miks see kindlasti oli võimalik, sellepärast, et ilma tema juhendamiseta selline asi võimalik ei ole. See oli lihtsalt super. Kogu see nädalavahetus, kogu see meeleolu, see oli lihtsalt, mul ei olegi sõnu. Tegelikult siin kõik, kes teiega eelmises videos kommenteerisite, ma ei ole neile vastanud veel, ma vastan tagantjärgi, aga ma olen neid kõiki lugenud ja see, kui tegelikult, kui paljud inimesed andsid sellist lisahindu juurde, lisamotivatsiooni juurde, mul ei ole sõnu. Päriselt ei ole sõnu, see on lihtsalt vapustavalt äge. Vot, aga võtame selle nädalavahetuse kokku. Nädalavahetus oli raju, seda me juba teame. Autol on väga palju uusi kahjustusi. Stangel on vigastused, uksel on jäljed, tagastangel endas minemas. Summuti sõitsime ka kõveraks, aga lõpupada. Brand new. Nii et Kaido, kui sa seda videot vaatad, siis ma ei pea sind üritama uue summutiga, summs ei terveks. Ja kõige suurem kahjustus oli see nurk, et meil õnnestus väga mitu korda paar tugevat kõksu teha, mis tegelikult oli endal ka valus, et päeva lõpus oli ikkagi selg oli päris hell, aga see meid võistlust oli seganud. Ja olid meil päris jõhkrad sõidud, top 32, mis ma seal tegin? Mul lihtsalt päev on nii pikk olnud, et isegi ise ei mäleta enam. Top 32 me läksime kokku Läti sõitjaga ja õnnestus meil võtta võit sealt. Et sõitsin lähedalt, sõitsin oma liit eessõitu, sõitsin puhtalt, järelsõidus olin lähedal, natukene ka pihtas. Siis läksime top 16-sse, top 16-sse me saime esimene kord saime OMD, sest et ma tegin seal mingid imelikku asju, mähkerdasin ühe sõnaga, aga mu liidrann oli, eessõitja mähkerdas ka natukene ja mu liidrann oli puhas ja sealt õnnestus võtta meil OMD. Läksime uuesti peale minnes me juba teadsime, et nüüd peame suruma, me surusime ja me surusime sealt võidu ja läksime top 8-sse, top 8-s. Kõik oli väga kaunis järelsõites, aga ma olin teinud top 16 seda, ma olin teinud top 32 seda ja ma läksin peale touch and code ehk siis külje alla ja ma läksin pihta seal. Ma läksin eelnevast sõidus, ma läksin üleelnevast sõidus, läksin pihta. Ma sain ilusti sealt hakkama. Aga mis juhtus top 8 oli see, et Alex paneb uuesti korduskaadris ja pum. Ma sõitsin vastu eessõitja esiratast ja mul viskas rooli käest ära. Ehk siis mul lihtsalt oleks või poleks Alexid. Aga seal oligi see, et ma olin natukene liiga agressiivne. Et oleks mu juhiratas olnud teise sõitja, siis natukenegi siis kas siis vastu ust või esitiiba oleks kõik okei olnud, ma oleks ära päästnud, aga ta läks vastu ratast, ta viskas mind minema sealt ja sealt kahjuks tuli seekord kaotus, aga vähemalt tuli ausalt ja ütleks nii, et ega teist korda midagi teisiti ei teeks, sest et top 8 me teadsime, et vastane on tugev, vastane on kiire ja ka see vastane jõud pani ka selle ürituse kinni. Et seal tuli suruda, seal tuli anda endast kõik, ma andsin kõik endast, aga lihtsalt saatus oli selline, et sattusin talle rattasse kuidagi. Ja ma ei teagi. Teeme siia videosse veel sihukese pulli ka, nagu eelmises videos, kuna võistlus oli edukas ja kõik, kes te kommenteerisite meie eelmist videot ja kes kommenteerisid lisaks siis loosile veel ka sinna midagi veel juurde. Sest tõesti, teie kommentaarid läksid mulle hinge ja tegi südame soojaks, et teeme ägedat asja ja et usute minusse. Siis teeme siia ka veel ühe loosi. Selleks, et osaleda, kirjuta samamoodi nagu ka eelmises videos, kirjuta loos alla
Pane kindlasti meie Instagrami follow, sest et sinna tuleb kõige kiiremini informatsioon, kus, mis me teeme ja vajuta subscribe'i. Et see on tegelikult subscribe nupp on nii väike tegevus, mida teha, aga 70% vaatajaskonnast pole endiselt seda teinud. Ja kui te vajutate seda väikest linnukest sealt subscribe, siis te annate mulle selle võimaluse, et mul on ka võimalus võib-olla ka järgmine hooaeg sõita, sellepärast, et täna juba tuleb valmistuda selleks, et kas me sõidame järgmine aasta, mida me sõidame ja kuidas me sõidame, kõik see asi ja see, kui palju täna on inimesi, kes subscribe'ivad, on kindlasti see, võib-olla on see võtmekoht, et me saaksime koostöid juurde, et meil oleks selliseid ägedad võimalusi, nagu meil täna on, ja et seda teha veel suuremalt. Nii et ma arvan, sellega see video lõpeb. Ja tegelikult paneme siia video lõppu ka veel vahelduseks. Me ei ole vist seda veel kordagi, mitte kordagi teinud. Kui palju läheb raha ühe võistluse siis sõitmiseks? Aleks paneb siia kohe nurka siis kalkulaatori. Nii, võistlus algas sellega, et läksin siin rehvid. Rehvide peale ma ei saa konkreetselt hinda teile öelda, sest et koostöövärk on ju mingil määral. Paneme siia, et mul jäi rehv üle, et ma ostsin natuke rohkem. Aga paneme umbes summa, 400 eurot. Siis meil oli majutus. Majutus läks meile maksma 267 eurot sooduskoodiga. Siis tuli osalustasu. Osalustasu on 125 eurot. Siis tuli meil autokütuse kulu 150 eurot. Tairap-paira söömised asjad, paneme siia mingi kuskil 70 eurot, siis meil oli veel Käru on meil sponsord, Käru peale meil õnneks raha ei ole läinud. Ja kindlasti suur aitäh kõikidele meie sponsoritele, kes meil täna selleks aastaks on, fännidele, subscriberitele, kõik, kes teiega meiega seda teekonda jagate, ilma teieta see kindlasti võimalik ei oleks, ilma teieta see nii vägev ei oleks. Ja kõige suurem shadow või siis aitäh sõna on siis abikaasale, kes on kodus praegu. Teeb neid asju kodus, mida mina peaksin hetkel tegema, mu vanemaid, kes on ilmselt mu kõige suuremad fännid, kes on pommitab mind siia koju sõites, ma ei tea kui palju. Aitäh teile, et te minust usute ja näeme teiega juba järgmises videos. Nii et olge mõnusad, olge muhedad ja ärge unustage subscribe'i. Nii et, tšau! Kõik vastused on. Ma pidin tegema.